Jätkame videoloengu sarja Kaukaasia eestlaste ajaloost 10. loenguga. Selle loengu pealkirjaks on aruanne Kaukaasia asevalitsejale eestlaste eluolu kohta Almel 1872. aastal. Selle loengu teemad on siis asevalitseja ametniku Ivan Hatissovi ettekanne olukorrast Almel. Natuke räägime ka sellest, kes oli Ivan Hatissov. Ja siis ettekandele järgnenud sündmused. Kui rääkisin Alme eestlaste suhetest võimudega ja lõpetasin sellega, et Kaukaasia asevalitseja andis välja korraldused kolleegiumi assessori Hatissovi lähetamiseks Almele olukorraga tutvuma. Loengus ette loetud ajale Almel saadetud kiri lõppes sõnadega: nüüd märtsikuus on meil jälle uue koha peale minik käes. Saab näha, mis tants sellega tuleb. Selles loengus vaatamegi, mida siis ametnik Ivan Hatissov Almelt leidis ja miks ajalehe kirjasaatja Almelt kirjutas uue koha peale minekust. Aga kõigepealt siis, kes oli Ivan Hatissov, kelle suurvürsti asevalitseja saatis eestlaste olukorraga tutvuma. Artikli kirjutamise ajal 2015. aastal ei leidnud ma selle kohta midagi. Nüüd õnnestus panna mingi pilt temast kokku. Kõigepealt selgub, et ta on rahvuselt armeenlane, Ovanes Hatisjan. Tuli välja, et tal on päris suur roll armeenlaste jõudmisel Osmani impeeriumist Gruusiasse ja Musta mere rannikule. Lisaks ta on Armeenia rahva jaoks väga kuulsa isiku Aleksandr Hatissovi isa. See pilt õnnestus otsimise peale kokku panna kõigepealt siis veebilehel, mille nimi siis on vene keeles Sotšinski Armääni historia ja Savremennast, kus keegi autor ei ole kirja pannud, nime ei ole pannud kirja ja ei ole teada ka allikad, aga kirjutab järgmist. 1866. aasta alguses lõi Kaukaasia asevalitseja komisjoni Musta mere ranniku maade uurimiseks. Kaukaasia ja Taga-Kaukaasia metsaülema kindralmajor Muravjovi juhtimisel. Seda komisjoni hakati nimetama ka Muravjovski või Hatissovi ja Rodinjanski komisjoniks uurijate nimede järgi. Selle komisjoni liikmeks oli agronom Ivan Stepanovitš Hatissov. Komisjoni liikmed asusid rannikut uurima 24. aprillil 1866 ja selle uuringu tulemused avaldati 22. veebruaril 1867. Vene sõdurite ja kasakate majapidamist uurinud komisjon jõudis järeldusele, et venelased ei sobi üldse selle piirkonda asustamiseks. Seal allikas oli veel kirjas, et Hatissov käis peale seda rannikuga tutvumist korduvalt Türgist, kus ta tõi Sotši rannikule elama armeenlaste gruppe. Mingeid viiteid allikatele selle juures ei olnud, seega ma esialgu ei uskunud seda juttu. Seejärel leidsin juba Gruusia Rahvusliku Akadeemia 2008. aasta väljaandes Armeenlased Gruusias info, mis kinnitab ja täiendab seda infot, kuigi arhiivi viited dokumentidele ka puuduvad. Selle allika järgi oli Ivan Stepanovitš Hatissov aastatel 1865-1867 asevalitseja erivolitustega nõunik, mis nagu me teame on liialdus isegi 1872. aasta kohta. Aastatel 1887-1893 olevat ta olnud riigi varade haldusüksuse juht. 1880-90 oli ta armeenlaste Gruusiasse ümberasumise algataja. Seda on kirjutanud 1925. aastal aruandes Gruusia valitsusele Džavahšvili, kus juures ta mainib, et ta oli A ja G Hatissovite isa. Tema aktiivsel osalusel kolisid tuhanded armeenlased Vožhalosse, Džavanšherisse ja Musta mere rannikule. Veel kirjutab Džavašvili oma ettekandes Gruusia asevalitsusele, et kuna venelased pidasid Grusiini poliitiliseks ebausaldusväärseks ja nende rahva laienemist ohtlikuks,
ning Armeenia poliitilise iseseisvumine Kaukaasiaks oli nende arvates võimatu, siis nad toetasid armeenlaste ümberasustamist Gruusiasse, kuna sellega grusiinide osakaal vähenes ja nende lojaalsete inimeste arv Gruusias suurenes. Kuna rannikul peeti poliitiliselt oluliseks paigaks ja Vene võimud armeenlasi sinna asustada ei tahtnud, siis selleks, et seda koha saaks armeenlastele esitas Hatissav 2 argumenti. Selle kohta asustamiseks sobivad need inimesed, kes on kursis sarnaste maaelu tingimustega. Venelased, kes on harjunud täiesti teistsuguse kliima ja harjunud nisukasvatusega, ei jää nendes kohtades lihtsalt ellu. Osmani impeeriumist ümber asustatud armeenlased ja kreeklased, kes on selliste tingimustega harjunud, kuivatavad kohalikud maad ära ja siis hakkavad need sobima ka venelastele asustamiseks. Tänu nendele 2 argumendile ja kõrgele positsioonile suutis Ivan Hatissav oma suguvennad Gruusiasse ümber asustada. Hatissavi sünni- ja surmadaatumeid leida ei õnnestunud. Sündinud on ilmselt ta peale 1840 ja suri nähtavasti sajandi vahetuse paiku. Ta oli abiellus aadlisoost Maria neiupõlve nimega Kambarjan. Allikad kinnitavad, et tal oli 2 poega, Aleksander ja Konstantin, kuigi ühes allikas on selle poja eesnimi G, mitte K, aga see võib tulla ka Gruusia allikat tõlkest vene keelde või armeeniakeelsest nimest, mis tal võis ka olla. Seega eespool kirjeldatud kinnitab tema poja Aleksander Pariisis eksiilis 1925. aastal kirjutatud memuaarides. Tiflis on minu kodulinn, kus sündisid mu vanaisa, isa, ema. Minu vanaisa Kambarjan oli Tiflisi prokurör. Mu isa oli riigivarade valitseja. Ema oli Armeenia kirjanik. Mu onu oli Moskva ülikooli professor ja teine onu on riigipanga juhataja Varssavis. Ja minu vend on Bakuus insener. Sugulased, keda ta memuaarides nimetab, on tegelikult ema Maria liinipidi. Ema neiupõlve nimi oli siis Kambarjan, ema isa Stepan Pavlovitš tõusis ametiredeliga tegelikult riiginõuniku auastmeni, mis andis talle aadli tiitli. Ema vend Juri Georgi, Moskva ülikooli õigusteaduste professor. Isa liinipidi esivanemaid ta kirja ei pannud, seega kes oli Ivani isa Stepan ei olegi teada. Poeg Aleksander kasutas vahel ka perenimesid Hatisjan ja Hatisjans ja isa nime Ovanesovitš. Siit me teamegi, et siis Ivan oli tegelikult Armeenia päraselt Ovanes. Aleksander õppis arstiks, õppis Peterburis ja Harkovis 1910 ja 1917 Tiflisi linnapea, 1916 aastal osales palee pöörde katses, andes isiklikult üle Kaukaasia asevalitseja suurvürsti Nikolajevitši ettepaneku asutada troonile peale Nikolai teise troonist loobumist, kuid suurvürst keeldus saamaks Nikolai 3. 1918. aastal sai temast Taga-Kaukaasia Demokraatliku Föderatiivse Vabariigi rahandusminister peale Armeenia vabariigi loomist 28. mail 1918 temast sai välisminister, siseasjade minister, tervishoiuminister ja teise vabariigi peaminister oli ta siis ka lõpus. Ja tema siis, see kõik siis ajavahemikus juunis 1918 kuni mai 1920. Allkirjastas ta üleandmise bolševikele ja emigreerus Pariisi, kus aktiivsel osales armeenlaste ja venelaste ühiskondlikes organisatsioonides. Prantsusmaa okupeerimise ajal teise maailmasõjal elas ta Portugalis ja suri 1945 ja on maetud Pariisi. Tuleme nüüd Hatissavi pere juurest tema aruande eestlaste kohta. Kui esimestes dokumentides nimetas asevalitseja Hatissavit kolleegiumi assessoriks, siis aruande esitamise ajal näib olevat Hatissav saanud õuenõunik, mis on kolleegiumi assessorist ühe võrra kõrgem tsiviilteenistusastmest. Omad ettekande ta esitas 5. detsembril 1872, millest võib välja lugeda, et ta käis ka Inkas kohapeal 1872. aasta novembris. Ettekanne on üsna põhjalik ja mahukas
ning väärib põhjalikumat tutvusmist ja kohe selle juurde siin asumegi. Alguses oli Hatissov maininud, et eestlaste juurde sõitis ta läbi kolooniate Sultanovskaja, Karas ja külade Kanglõina Kutt, mis oli vallakeskus, ja Sultanovskaja. 2 esimest on Saksa kolooniad ja järgmised ilmselt tegelikult kreeklaste külad, kuid eesmärki ta oma aruandes ei maini, lihtsalt nimetab neid. Kasinkasse jõudis ta 16. novembril, kuhu ta võttis kaasa Nakuti valla kirjutaja, kellele alla see maa alla siis kuulub. Edasi ta kirjutab, et maatükk Kasinkas on 17 500 tiinu maad ja see on kolmnurkakujuline, mille võrdsed küljed pikkusega kuni 18 versta. Hiljem vaatame seda kolmnurka kaardil täpselt. Edelast piirneb see Nivenomõski ja Belomečenski kasakate maadega, kagust kindralleitenant Asamat Kirei maadega, üks vähestest nogaidest, kes lojaalsuse eest võimudele omas õigust jääda paigale. Ta sõitis kogu maatüki risti-rästi läbi. See on üldiselt see laineline läbilõigatud ühtorgudega nagu Suruklõi, Dubovaja, Barsuki ja Kasinka kujutab endast 2 ebavõrdset osa. Üks neist on kõrgendik suurusega 1000 tiinu kolmnurga lõunapoolses osas ja Kasinka uhtoru ülemises osas. Teine madalik suurusega 16 500 tiinu, see on madalik ja on eraldatud kõrgendikust päris kõrge ja järsu kallakuga, saab alguse uhtorgudes Suruklõi ja Dubavaja ja Barsuki. Dubavaja uhtorg on paarikümne tiinu ulatuses kaetud noore tammikuga. Mullastik on igal pool mustmuld, kõrgendikul üsna sügav, madalikul mõnes tollist kuni arsinani. Madalikul on all savi kergelt läbi immutatud soolaga. Taimestik stepis on põhiliselt stepirohi, koirohi, mis näitab mullastiku kvalistikti. Maa on kaetud ruhuga, mis on suvel niitmata ja oli hea karjama. Kolmnurga lõunanurgas on allikad, millest saab alguse väike jõgi Kasinka. Uhtorg, kus jookseb see vesi, algab otse maatüki piiri äärses ja edasi jookseb ta juba väljaspool seda. Seal asubki Kasinka küla. Nii et majad asuvad kohe piiri ääres. Ühelt poolt on Nivenomõska ja Stanitsa kasakate maad ja teiselt poolt Asamat Kirei maad. Küla serva on ehitatud väike tiik, milles on väike veski. Selles veest jagub küla elanikele ja allikad ei kuiva ära. Otse suure järsaku alla, mis eraldab madaliku kõrgemast osast Kasinkast 6 versta kirge suunas, asuvad teised allikad, kus on palju vähem vett. Mitte kaugel nendest allikatest asubki eestlaste haruasundus, nimetades mäe aluseks, ehk siis allmäe. Selle vett vaevalt jälgub elanikele jooksmiseks, loomad peavad nad ajama Kasinka külla, kus kõik uhtorud on praeguse täiesti kuivad. Veetunnused on ainult uhtorus Barsuki, kus ka asuvad mõned Kasinka küla eestlaste huutorid. Vesi nendesse uhtorgudesse tuli lumesula või vihma ajal, hiljem see juurdevool lakkas ja uhtoru seisma jäänud vesi ei olnud joogikõlbulik. Selliseid veekogusid sai seal eestikeelse nimetuse sori. See sõna on hästi tundnud Kaukaasia eestlastele mõlemal pool ahelikku, kuid seda ei leidu Issis. Soriks nimetatakse veevoolukogusid, eriti hooajalised tekivad või kaduvad oja või jõge. See hakkas Kaukaasias levima nähtavasti just Kasinka eestlaste hulgast ja on tõenäoliselt pärit Taltumaa murdest, seal tähendab Kodavere murrakust. Paljud eestlastena Kaukaasiasse jõudnud eestlased olid just sealt Kodavere piirkonnast. Kutsesõna tähendas oja riba. Tollastes venekeelsetes dokumentides on kasutusel nende kohta selles piirkonnas nimetus Barsuki või Barsuklõi. See maadek üle 15 000 tiinu on ette nähtud 1000 hinge asustamiseks, arvestusega 15 tiinu hinge peale. Edasi ettekandes
on ka Eesti asunduste tekkeloo kirjeldused, mida me juba teame. Kazinka tekkis 1866. aastal ja seda me oleme juba vaadanud loengus. Almeasenduse teket on ta kirjeldanud järgmises versioonis. 1870. aastal tuli Eestist ja Liivimaalt 115 peret ilma vabastustunnistusteta. Neil ei olnud vahendeid elamiseks ja väga vähe kariloomi kaasas. Ajaliselt ei ole see ilmselt täpne, sest tollase Stavropoli pastori August Tolli, kelle kirju me oleme ka siin vaadanud, oli juba 20. jaanuaril 1870 kirjas mainitud Mäeall küla asustamist 1869. aasta septembris. Siin nagu teame Eesti Postimehes, mida me vaatasime mõnes varasemas loengus. Stavropolis selgitasid kubermangu võimud neile, et seesuguse ümberasumine ei ole võimalik ja on vaja järgida kõiki seaduse nõudeid. Ajutiselt elama aga saadeti nad Kazinkasse rahvuskaaslaste juurde. Krimmist mõni aasta varem Kazinkasse saabunud eestlased võtsid nad algul oma kaitse alla, kuid paari kuu pärast läks kitsaks. Hatissavi arvates mõjus see eraldumine mäe alla kolinud eestlastele väga halvasti, sest viletsasse elutingimustesse ja veepuuduse tõttu jäid nad seal peaaegu kõik haigeks ning võimud olid sunnitud saatma sinna meediku ja mõne inimese maakonna politseist, et eestlastele abi osutada. Hatissov oli lugenud selle kohta koostatud akti Petikorskis. Inimeste haigestumisele järgnes kariloomade taud ja massiline hukkumine, mille tagajärjel jäi nende niigi väike kari veel väiksemaks. Vilja aga peaaegu ei külvanud, sest nad lootsid saada paremat maad. Osa nendest jõudis vabastustunnistuste kodumaalt kätte saada ja võeti Stavropoli kubermangus arvele. Teised aga elavad arvele võtmata Kazinka Podgornajas, Kazinkas või eri stanitsades elatist teenides. Nahuti valla kirjutajalt on Hatissov saanud järgmised andmed. Kazinkas elab kokku 109 peret, täpsemalt 79 Krimmist ja Samarast tulnud ning 30 Balti kubermangus saabunud peret, kellest 8 on Stavropoli kubermangus arvele võetud ja 22 veel mitte. Kazinka Podgornajas elab 117 peret, kellest 64 on Stavropoli kubermangus arvele võetud ja 53 veel mitte. Ametnik oli vaadanud üle ka perede koosseisud ja kirjutas, et need on enamjaolt 1 või 2 harva 3-liikmelised ning suurem osa neist on oma kodumaal Balti kubermangudes 1-40 rubla pere kohta võlgu. Stavropoli kubermangule aga nad pole seni midagi maksnud. Hatissov kirjutab, et kodus vaevaga Kazinka Podgornaja rahva kokku. Rahvas elab kõige armetumas ürbikudes. Inimesed on väga vaesed ja muserdatud, ent jutu poolest üsna ninakad ja isegi ülbed. Ametniku kirjelduse järgi on rahvas pärit Peipsi äärest, tegeles kodumaal kalapüügiga ja vähem maaharimisega. Siinkohal ei olnud ametnik jälle oma üldistuses täpne, sest jutu Peipsi kohta võis ta kuulda nimelt Kodavere kihelkonna inimestelt pigem Kazinkas, kus paljud elanikud olidki alaspidist ja kavastust, kuid mitte Kazinka Podgornajas. Nagu me vaatasime eelmisel loengus neid Kazinka Podgornaja nimekirja, siis oli sealt tulnud eestlasi kokku peaaegu kogu üle Eesti ja Liivimaa, Virumaalt, Viljandimaalt, Hiiumaalt, Läänemaalt, Järvamaalt, Harjumaalt, Pärnumaalt, kuid mitte Peipsi äärest. Seega ametnik ajab siin asjad 2 külas kuuldud jutut sassi. Kuna nad on elanud peaaegu soistes piirkondades, ei ole neile ettekujutust, mida tähendab veepuudus, suur maksukoormus, väike sissetulek ja maata oleks sundisid neid Kaukaasiasse ümber asuma ja nad sattusid Kazinka Podgornajasse, kus pole jõgesid, isegi mitte korralikke allikaid ja kuigi maad on palju, ei saa nad veepuuduse tõttu seda kasutusele võtta ning kõik nende senised katsed kasutuskõlblikku vett leida on ebaõnnestunud.
Seejärel uuris ametnik täpsemalt, mida eestlased on vee leidmiseks ette võtnud. Ettekandest nähtub, et talle näidati allikaid, kus oli väga vähe vett ja mäenõlva, kus eestlased olid kogu ala ulatus lugematul arvul kaeve kaevanud. Kuigi kogu see suur tehtud töö oli täiesti mõttetu, kuna on näha, et soode aladelt tulnud eestlased ei tea, kuidas ja kus kaevu kaevata. Kohtades, kus nad kaevasid, on 4 arsinat musta mulda ja edasi on soolane savi. Eestlased kaevasid üsna lähedale 4-nurkseid 4 arsina ja pikemaid kaevusid ja sülla laiuseid ja peaaegu igal pool on nad jõudnud ainult savini, kust kohati juba imbus kibe soolane vesi. Juba ainult kaevu kuju ja suurus näitavad, et nad ei saa asjast aru. Ta kirjutab, et on kindel, et asjatundja kaevaks kallaku all ümara kaevu, läbides savikihi jõuaks ta küllaldase joogiveeni, kuid selleks on vaja teadmisi ja oskusi ja eestlastel seda ei ole. Võib-olla selline kaev saab olema mitu sülda sügav, kuid vesi saab seal olema. Kuid eestlased ei leia ka siin ka maa-alal nii palju vett kui kodumaal, kuid see puuduste katab suur maa-ala. Siis siirdus Hatissov Kasinkasse, mis tema kirjelduse järgi oli juba üsna hästi valmis asunud, kus ta oli ka piisavalt veeallikaid. Ta küsis, miks Kasinka rahvas ei aita oma kaasmaalasi ja on lasknud neil nii õnnetusse olukorda jõuda. Seepeale olevat Kasinka rahvas vastanud, et mäealune rahvas ei tunne kohalikke olusid ning on üsnagi laisad ja lohakad. Neil pole vahendeid kaevude kaevamiseks ega loomi maaharimiseks. Ametnik on kirjutanud, et ta tegi Kasinka küla rahvale ettepaneku võtta Kasinka Podgornaja rahvas enda külla elama, siis oleks kõigil vesi olemas ja nad saaksid koos töötada lahenduse kallal. Kuid seda vesi, kuidas saada vesi ka madalamatesse piirkondadesse ja rajada nõlvale tee saagi vedamiseks. Kasinka inimesed olid sellega nõus, ent lisasid, et kuna kogu Kasinka piirkond on mõeldud asustamiseks 1000 hingega eestlasi, aga on koos mäealusega vähem kui 400 hinge, tõenäoliselt pidas ametnik oma ettekandes siin ja edaspidi hinge all silmas meeshingi, siis tahetakse nende juurde asutata venelasi. Nemad on luterlased ja tahaksid elada ühes kogukonnas oma usukaaslastega ja paluvad seepärast eraldada sellest maatükist niisugune osa, kus kõik eestlaste maad oleksid koos ja välja mõõdetud arvestusega 15 tiinu hinge kohta kõigepealt ülemises osast ja siis puudujääv maa alumises osas. Ülejäänud maa võivad võimud anda venelastele, kui venelaste asula peaks olema eestlaste omast eraldi. Ametnik leidis, et see on igati mõistlik ja lubas Stavropoli kubernerilt seda paluda, kui võimalus avaneb. Stavropolis olevat aga uurinud, kas kubermangus on sobivaid vabu maid, kuhu saaks saanud vastuseks, et käesoleval ajal ei ole. Seejärel vestles Hatissov Stavropoli kuberneri kohusetäitja Suhareviga, kes kuberneri Vlastovi ajal oli, kuna kuberner Vlastov oli selleks ajaks ameti maha pannud ja tegi talle mitu ettepanekut, mis Suharev heaks kiitis ja pidas võimalikuks ellu viia. Ja need ettepanekud olid siis järgmised. Kuigi eestlaste Kasinka-sugusel stepialal elamine hästi ei sobi, tuleks nad ikkagi sinna paigale jätta, sest sobivamad maad on lähikonnas raske leida ja eestlastel ei ole praegu võimelised kaugemale ümberasumist ette võtma, mistõttu tuleb kõik nende palved ümberasumistamise kohta jätta tähelepanuta. Teine punkt siis. Kasinka Podgornaja eestlased tuleb liita Kasinka elanikega ja luua üks täiesti iseseisev asundus, eraldades selleks küla lähedal maa arvestusega 15 tiinu hinge kohta ja ülejäänud maa neilt ära võtta.
3. punkt. Kuna tulevikus on eestlasi kokku peaaegu 500 hinge, tuleks eraldada ka mäealusest alast 6000 tiinu maad, kus praegu vett ei ole, kuna nad ei oska ise kaevu rajada. Tuleb osutada neile abi, mis peab seisma selles, et palgatakse üks hea kaevumeister, pärslane Taga-Kaukaasiast, kes kaevab paari päevaga kaevu valmis ja saab vee kätte olenemata sellest, kui sügaval see on. Kuna Stavropolis ei ole selliseid kaevumeistreid ega ka selleks vajalikku raha, tuleks võtta laenu Naguti valla reservfondist, kuhu jääb kuid see kulu jääb arvatavasti alla 200 rubla. Ja 4. Palved anda neile rahalist või toiduabi või vabastada nad negruti kohustustest ei vääri tähelepanu, sest uued laenud ainult suurendavad nende vana võlga ja takistaksid raskuste ületamist uues kohas. Ettekande lõpus on ametnik proovinud kujutleda, mis saab sellest piirkonnast tulevikust, kui sinna jõuaks veekanal Kubani jõest. Ta kirjutab, et nägi, kuidas see on elu muutnud Terski oblastis, kus ta vaatas üle kindraladjutant Loris Melikovi palvel 2 valmis kanalit ja mõlemad 100 versta pikad ja varustatud veega suuri alasid, kus nüüd stanitsad asuvad, mida varem ei oleks olnud võimatu rajada. Insenerid on öeldud, et stanitsade Belometšenskaja ja Patapalšinsk on võimalik rajada kanal, mis tooks veega Barsukovi mäeni ehk eestlaste aladele. Ja lõpetuseks lisab ta, et ehitatav raudtee loob eeldused selle piirkonna õitsenguks ning kõiki neid asjaolusid arvestades võivad eestlased mõningase tööga saada oma maatükkidest kasu, mis võiks täielikult tagada nende rahulolu. Selle ettekande saatis Kaukaasia asevalitseja peavalitsus 15. või 21. detsembril 1872 Stavropoli kubernerile palvega, et kuberner teataks selle kohta kiiresti oma seisukoha asevalitsejale esitamiseks. Vaatame nüüd täpsemalt seda kaarti, mille fragmente ma olen juba loengus kasutanud, näidates eestlaste elukohta, selleks, et aru saada, kes siis elas eestlaste naabruses kõige rohkem. Kui me seda kaardi nüüd tervikuna niimoodi vaatame, siis millegipärast see eestlaste elukoha kolmnurk on tähistatud siin selliselt, et ta nagu hästi torkab silma. Nagu oleks nagu auk kaardis. Ja ma ütleks, et see ei ole päris juhuslik vist, aga eks te pärast saate ise otsustada, kui ma räägin selle loo ära, mis ma olen selle kaardi juures avastanud. Aga selleks, et natukene süveneda sellesse kaarti, võtame lahti selle kaardi legendi ja hakkame vaatama siit neid rahvaid, siis Finska ja Pakaleni ja siis Eesti 1031 oli. Siis edasi jätame siit meelde mõned tähistused, mis meil hiljem läheb vaja. Kõigepealt on selline sedapidi sinised jooned, on siis Turkmeeni ja Kirgiisi, horisontaalsed jooned Nogaitsi ja Edisantsi. Need on 10 054 siin tähistatud selle kaardi koostaja järgi. Ja siis meid huvitavad siin veel sellised kollased joonitud ala Abhaasia ja Besintsi. 22 576 on neid tähistatud. Ma jätsin siit ühe vahele veel. Siin on nagu kahepoolsed tähistatud joontega on Karatšaivtsi, et Karatšaid 19 832. Siis lähme üles poole ja vaatame siit veel meid huvitavaid tähistusi. Belaskiiska ja Pakaleni ehk siis kreeklasi 20 293.
Moldaavlased 1046, Germanskaya pokolenia siis Nemtsi ehk sakslased 15 357 ja siis on slaavi rahvad siin tähistatud niisuguse suure roosaga ja neid on siis 1 353 449 ja kuna siin slaavi rahvaste hulgas ei ole kassakaid, kes rahvastiku järgi olid tegelikult malorossi ehk siis ukrainlased, siis selle kaardi järgi on nad arvatud venelaste hulka nähtavasti, sellepärast et siin teised slaavid on ainult poolakad ja tšehhid. Ja kokku siis selle kaardi järgi rahvast Kaukaasias ja Taga-Kaukaasias 5 370 481. Nüüd lähme siis ja vaatame uuesti seda ala, kuhu eestlased siis asusid. Ja siin me näeme seda kolmnurka. Selle kolmnurka kõrval on siis, ongi need rahvad Kasahhi ja Kirgiisi, mida mina ei tea, et Turkmeeni ja Kirgiisi, vabandust, keda ma ei tea, et siin oleks, aga ei oska nagu seda selgitada. Seda pigem selle kirjelduse järgi, mis olid antud sellel Hatisovil, olid siin sellel pool eestlaste kolmnurka elasid, oli Krimm-Kirei maad, mis on siis tegelikult peaks olema Nogai, aga võib-olla siis ta on mõne teise rahva alla siin arvatud. Ja siin on siis need Nogaide maad. See oranž ala, nagu te mäletate, on sakslaste kolooniad siin ka. Kui me vaatame nüüd suure saksa koloonia maa-alasid, siis see on poole väiksem kui on eestlaste maa. Siit on, me teamegi, on probleemid. Siin on kreeklaste maad tähistatud. Ja nüüd selleks, et me saaksime, kui me juba siin etnograafia kaarti uurime, siis vaatame ka selle Mustamere ranniku alale otsa korra. Siin me näeme kreeklasi siin-seal, siis see sinise joonega, need olid abhaasid. Siin vertikaalne sinine joon on moldaavlased. Ja siin on veel see, et need eestlased tahtsid asuda sinna Maruha ja Kardoniki jõe äärde või Kefari tegelikult Kardoniki jõe äärde. Siin me näeme on Karatšaid kohe nende naabruses. Ja siin on üks suur valge ala, mida ei ole legendis märgitud. Ma pakun välja, et see on ala, mida ei olnud uuritud või tähendab, ei olnud sellel ajal täpsustatud elanikkonda. Ja sellepärast on see valgeks jäetud, kuigi me teame, et suur osa sellest tegelikult on abhaaside ala. Aga abhaasid on siin jäetud, tähistatud siin sellel piirkonnas. Võtame nüüd veel korra seda kaardi ülemist paremat nurka. Siin on kirjas selle kaardi koostaja, составитель, главный редактор Кавказского статистического комитета N.K. Zeidlits. Ja siin on käsikirjaliselt, ilmselt siis prantsuse keeles, kiri, mille all on kirjutatud ka N.K. Zeidlits. Nikolai Karl Samuel von Zeidlits. Vene keeles Nikolai Karlovich Zeidlits sündis 25. juunil 1831 Riias ja suri 15. oktoobril 1907 Tiflisis. Venemaa loodusteadlane, statistik ja etnograaf. Tegelik riiginõunik, saadud 1882. aastal auväärne rahukohtunik. Sündis Riigas, kus isa Karl von Zeidlits oli insenerite meeskonna juht, aga isa oli pärit Virumaalt, Aivara kihelkonnast, Türsamäe mõisast, mis kuulus Zeidlitsite perekonnale ja kus oli sündinud juba tema vanaisa. Nähtavasti mõne aasta
enne isa surma 1843. aastal tuli pere elama Türisalu mõisa. Nikolai lõpetas Reveli aadlikooli, mille käigus tutvus Karl Peeriga ja alates 1851. aastast õppis Dorpati siis Tartu ülikoolis. Osana õpilaste rühmast osales ka koos Peeriga ja Middendorfiga randunud Vaala lahkamisel. Pärast ülikooli loodusteaduste kursuse kandidaadina lõpetamist 1854. aastal rändas Seydlitz aastatel 1855 kuni 1857 läbi Ida-Taga-Kaukaasia ja Pärsia Aderbiani provintsi ning koostas dissertatsiooni Taga-Kaukaasia idaosa ja Aberdiani reisi botaanilistest tulemustest, mille käigus 1857. aastal, mille kaitses siis 1857. aastal. Esmalt Tsaar Abadi siidikasvatuse kooli direktorina 1858 kuni 1863, seejärel maamõõtja voliniku ja alates 1865. aastast Baku provintsi statistikakomitee toimetaja liikme ametikohal jõudis ta külastada kõiki piirkonna nurk. Jutt käib Aderbiani või Aderbaidžaani provintsist, mis oli üks kunagi suur Pärsia provints, millest sai Venemaa Pärsia sõja tulemusena 1828. aastal sõlmitud rahulepingu järgi, millest siis Venemaa sai põhjaosa endale ja lõunaosa jäi Pärsiale. Sellest põhjaosast kõigepealt 1918. aastal sai Aserbaidžaani vabariik ja peale NSV Liidu lagunemist 1991. aastal siis iseseisev Aserbaidžaani riik. Seydlitz uuris muidugi Venemaal kuulunud osa sellest provintsist. 1868. aastal määrati ta Kaukaasia statistikakomitee peatoimetajaks, kus ta avaldas terve rea köiteid peamiselt Taga-Kaukaasia rahvastiku ja asustatud piirkondade kohta. 1880. aastal ilmus tema koostatud Kaukaasia krai etnograafiline kaart, mida me oleme siin põhjalikult uurinud. Paljud Peterburis ilmuvad ajakirjad avaldasid tema Kaukaasia looduse uuringute artikleid, kõige nende loetlemine läheks väga pikaks, seepärast nimetan ainult mõnda. Essee Lõuna-Kaukaasia sadamatest ja kaubandusest, essee Kaukaasia veini tegemisest, Baku provintsi asustatud paikade nimekirja, Tiflisis avaldatud 1870. aastal, mis sisaldas ka etnograafiliste ja hüdrograafilisi kaarte. Ja see oli selle piirkonna ajalooline ja etnograafiline põhjalik ülevaade. 1894. aastal ilmus Taga-Kaukaasia rahvastiku statistiline andmete kogum koos piirkonna linnade ja külade täieliku tähestikulise indeksiga ja käsitles kõikvõimalikke üksikasjalikke piirkondi 9984 punkti elanikkonna kohta. Seydlitz oli initsiaator Hiina teeistanduste rajamisest ning eukaliptipuude ja teiste tolle aja eksootiliste taimete aklimatiseerumisest Batumi ümbruses Tšakva jõel. Vene-Türgi sõja ajal 1877-1878 oli ta Punase Risti esindaja. Ta oli Vene keisriliku geograafia seltsi Kaukaasia osakonna ja Kaukaasia põllumajanduse seltsi täisliige. Pärast ametist lahkumist 1899. aastal jäi ta elama Tiflisi. Elu viimastel aastatel tegi ta tihedat koostööd Jurjevi Tartu Ülikooli botaanikaajaga, saatis taimi Eestisse Kaukaasiast. Tõlkis saksa keelde ja avaldas Venemaa ja välismaisest ajakirjades kokkuvõtteid Kaukaasia taimestikku käsitlevate artiklite kohta, kirjutas memoaare, kuid suri enne nende valmimist. Tema nime järgi on nimetatud üks Jüri Lille perekonda kuuluv taimeliik, Seydletsi Jüri Lill, kasvab Türgis ja Kaukaasias. Kas Nikolai Seydlitz võis tähistada oma kaasmaalaste jaoks kaardil erilise värviga või oli see trükikoja või kellegi teise suvaline valik?
Nagu peavalitsuse departemangu toimiku dokumentidest näha, olid suhted Stavropoli kubermangu võimude ja Kazinka Podgorna ja eestlaste vahel 1872. aasta kevadeks üsna teravad ja suvel olid teravnenud ka eestlaste suhted asevalitseja peavalitsusega. Dokumente, millest tuleks välja, et võimud olukorrale lahendust otsisid, peavalitsuse departemangu toimikus ei ole. Kuid ühest Krasnodari arhiivist leidus dokument, mis näitab, et Kaukaasia asevalitseja isiklikult tegeles sellega, kui ta uuris Kubani oblastist läbi sõites, nähtavasti peale seda, kui eestlased olid talle septembris palvekirja esitanud, et kas Kubani oblasti ülemal on võimalus asustada eestlased Kubanimaale. 14. märtsil 1873 esitasid Madis Kurkus, Mark Madisson, Mihkel Topp ja Hans Clement 300 Kazinka, täpsemalt siis Kazinka Podgorna Eesti pere nimel Stavropoli kuberneri palvekirja, milles teatasid, et palvekirja alusel, mille nad Kaukaasia asevalitsejale saatsid, on Kubani oblasti Patipašinski maakonna ülem eraldanud neile maad Kubanimaa mägipiirkonnas ja seepärast on nad enam vilja maha ei külvanud, lootes kiiresti uude kohta asuda, aga Stavropoli kroonupalat ei vabasta neid praegusest elukohast, sest neil on võlad. Nad palusid luba siiski ümber asuda ja tasuda ülejäänud võlad peale viljakoristust Patipašinski maakonna ülemale, kui nad vaid saaksid kiiresti vabastustunnistusest Nakuti vallalt ja Kubanimaalt vilja maha külvata, sest vastasel juhul ootab neid ees nälg. Selle palvekirja peale andis Stavropoli kuberner Maximilian von der Osten 19. märtsi 1873 kirjas Petigorski maakonna rahusobitajale, vene keeles siis Mirovoi posrednik, korralduse selgitada palvekirja esitanud eestlastele, et seadus ei luba neil kogukonnast lahkuda, enne kui nad oma võlad on tasunud. Ja seejuures seadusest mööda minna ei saa. Ta palus rahusobitajal isiklikult kogukonna koosolekul selgitada, et võlglased ei saa loota võimude toetusele ega leebusele ja peavad tegelema vilja kasvatamisega Kazinkas, kuni nad on oma võlad ära maksnud. Edasi palus ta jälgida, et neile, kellel pole võlgu ja kes soovivad ümber asuda vabastustunnistuste väljaandmiselt takistusi ei tehtaks ning need, kes peavad võlgade tõttu Kazinkasse jääma, oma majapidamist ära ei laostaks, vaid tegeleksid maa harimise või muude töödega. Vaatame korra, kes oli see uus Stavropoli kuberner, kuna me eelmised oleme kõik ikka siin kajastanud. Tema nimi oli siis Maximilian von der Osten-Sacken, vene keeles Maximilian Aleksandrovitš von der Osten-Sacken, sündinud 14. veebruaril 1833 Sankt-Peterburis, suri 29. veebruaril 1884 Tiflisis. Saksa parun, ühe vanema saksa aadliperekonna esindaja. Aastatel 1873 kuni 1881 oli tõeline riiginõunik ja 1874 kuni 1881 kammerherra. Pärast Peterburi ülikooli lõpetamist astus ta Mariupoli 4. Hussaari rügementi. Alates 1857. aastast teenis ta Kaukaasia kubermangus, kus temast sai peagi Kutaisi kindralkuberneri abi. Kaukaasia sõjas osavõtja 1860. aastate alguses oli Türgi diplomaatilise esinduse liige. Osales Kutaisi provintsi talupoegade vabastamise ettevalmistuses. 1870. aastatel Kaukaasia postipiirkonna juht, 1874 kuni 1876 Stavropoli kuberner, 1876 kuni 1877 Tiflisi kindralkuberner. Abiellus vürstinna Salomea Tšitševatsega, 5 tütre isa, 2 nooremat sündisid Stavropolis. 29. märtsil 1873 esitasid Madis Kurkus, Mark Madisson ja Mihkel Topp ja Hans Clemens sama sisuga palvekirja uuesti.
Selle juurde on ametnik lisanud märkuse, et eestlaste väitel ei ole nad eelmisele palvekirjale mingit vastust saanud. Seekord on palvekirja esitajatelt võetud allkirjaline kinnitus, et nad on ametniku vastuse saanud. Kinnitusele on Madis Kurkuse ja Hindrik Ohbergi iseenda nimel eesti keele märkega alla kirjutanud Jüri Rosenrott. Nagu nähtub Krasnodari arhiivis säilitavas dokumendis, mis käsitleb eestlaste asumist Kubani oblastite Patabašinski maakonda Maruha ja Kafari jõe vahelisele alale, saatis Kubani oblasti ülem Tsakni 21. aprillil 1873 kirja sama oblasti maa-ametile, vene keeles siis upravlение межевой частью. Ta alustas kirja sellega, et lähtus asevalitseja soovist, mida suurvürst on väljendanud 1872. aastal läbisõidul, lubada 100 Stavropoli kubermangu Kazinska Podgornaja perel asuda ümber nende valitud vabale maatükile Patabašinski maakonnas Maruha ja Kafari jõe vahel. Seetõttu tuleb maa-ametil saata sinna maamõõtja, kes koostaks selle maa-ala täpse plaani ja selle talle esitaks. Edasi tegi Tsakni ettepaneku märkida ajutiselt maa asustamiseks mõeldud alapiirid ning jagada maaperedele krundiks arvestusega 15 tiinu maad hinge kohta. Eespool mainitud Kubani oblasti ülema 1868. aasta käskirjale järgi oli Kubani oblasti magipiirkonnas ette nähtud 30 tiinu maad meeshinge kohta. Näib, et Kubani oblastis eestlaste röövimise küsimusega ei tegelenud keegi. Eestlaste kaebekiri oli küll Kubani oblasti võimudele saadetud, aga nagu näha Kubani oblasti ülema 10. mail 1873 saadetud kirjast Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse departemangule oli eestlaste Mart Kirstestoni, Jakob Tombergi, Jakob Vatseli, Mihkel Rauki ja Andres Reismani Mats Nahkuri kaebekiri saadetud edasi Tereki oblastisse, kuna vaidlusalune vahejuhtum leidis tegelikult aset siis Tereki oblastis. Aga näib, et eestlased ei saanud sellest aru ja nimetasid asevalitsejale vale oblasti nime, et kuna Kaukaasia asevalitseja oli saanud asja uurima oma ametniku sellesama Hatissavi, kes oli uurimise lõpetanud, tagastasid Tereki oblasti võimud selle kaebekirja. Kaukaasia asevalitseja peavalitsus ei olnud vist teadlik, et eestlased olid saanud loa Kubani oblastisse asuda, sest 5. juunil 1873 saatis peavalitsuse departemangu asedirektor Stavropoli kubernerile kirja, et eestlaste ümberasustamispalve tuleb jätta rahuldamata, peamiselt seetõttu, et nagu Hatissav oma ettekannes kirjutab, on ka siin ka tulevikus eestlastele kasulik, eriti pärast seda, kui on valminud Rostov-Vladikavkazi raudtee ning kui võimud aitavad kaevata kaevud ja tehakse muud piirkonnas panemaks muutmiseks vajalikud tööd. Tänase loengu lõpetangi siis selle teadmisega, et asevalitseja leppis Kubani oblasti ülemaga kokku eestlaste asustamisest mägipiirkonnas maatükile Patabašinski maakonnas Maruha ja Kefari või siis Kardoniki jõe vahel. Ja järgmises loengus vaatamegi siis, kes Salme peredest ümber asus, kuidas toimus altmelt ümberasumine mägipiirkonda ja mis seal eestlasi ees ootas. Tänan vaatamast, kui olete YouTube'i kasutaja, siis vajutage nupu tellimine uue video teavituste saamiseks ja ootan arvamusi loengute kohta.